tere head kuulajad, kätte on jõudnud augustikuu, nimelt 3. august, siis on Geeniuse digisaade, kus täna on Hans Lõugas, Glen Pilvre, Meelis Väljamäe pluss veel üks külaline ja me räägime tänases saates esiteks sellest, millised on suured trendid seadmete, kiipide, telefonide turul, mis ilmselt mõjutavad nii tööstusharusid kui ka iga üksikut tarbijat. Räägime ka sellest, kuidas mõni tehnikaseade satub poliitilise keelu alla, miks see meie endi kodusid siin Eestis võib mõjutada. Räägime sellest, kui te tahate nüüd äppi teha, mille tegemine on lihtsam kui kunagi varem, siis tegelikult äppi avaldamine võib osutuda keerukaks. Ja tänane pikk teema, muru niitmine käsitsi on eelmine sajand, eelmine päev. Kuidas kaasajaksed mururobotid hakkama saavad sellega lõikamisega, navigeerimisega ja kõige muuga, sellest kuulete tänasest saamist. No nii, alustame võib-olla uudistelise väikese ülevaatega Eesti suvisest telefonimüügi hetkeseisust. Üks mobiilioperaator saatis meile statistikat selle kohta, mida Eesti inimesed esimesel poolaastal ostsid. See on natukene huvitavad numbrid, mis pani siin meid vaidlema, kui me saadet ette valmistasime. Aga selle taustal on ka maailma suured arengud. Alustame siis sellest Eesti teatest, mille saatis Elisa. Elisa nimelt teatas, et esimese poolaastaga esimese 6 kuuga tänavu on selline muutus, et telefone ostetakse vähem, ligi 10% vähem nagu telefonitükke. Arvuliselt telefonide arv on väiksem, inimesed ei osta nii palju telefone, aga see müügikäive, kui palju kulutatakse telefonide peale, on kasvanud. Pisut, mitte palju, 3% ikkagi kasvanud. Ehk siis kokkuvõttes inimesed ei osta nii palju telefone, aga need telefonid on palju kallimad. Ja see tuleb ka väga selgelt välja Elisa saadetud siis top 10 edetabelist, mille esikolmik, esiviisik pani veidika siin kõvasti imestama. Ehk siis rõhutan, see on üks operaator, mitte kogu Eesti telefoniturg, aga ikkagi väga suur näide sellest, et eraklientide top 10 telefonid selle aasta esimesed 6 kuud, esimene Apple iPhone 17 Pro, teine Apple iPhone 17 Pro Max ja kolmas Apple iPhone 17. Kõik 3 kallist telefoni. Ja kõik on 4-kohalise hinnaga, rõhutame. 4-kohalise hinnaga. Jah, et ei ole tegemist siis sugugi mingisse säästukategooriasse kuuluva telefoniga ja no Pro Max keskmine hind koos käibemaksuga on välja toodud 1905, mis on 2000 eurot. Et võiks öelda, et see läheb ikkagi väga hästi. Ja top 1 on keskmise hind iPhone 17 Pro siis on 1600, ehk siis keskmiselt inimesed ostavad neid kõige enim, neid 1600-1900 telefone. See on muutus. Võib-olla see näitab seda, et minu siin järgmine nädal me räägin pikemalt sellest Samsungi volditavatest, et volditavad on väga kallid ja võib-olla keskmise inimese jaoks liiga kallid, siis võib-olla ei ole tõsi. See on uus kontekst. Alguses ei ole tõesti nagu üldse tõsi, sest et nende foldide teemal me ju hädaldasime, kuidas need kõik maksavad 2000 ja rohkem ja mõtlesime, et tavaline telefon võiks ikkagi maksta 1000 ja mina olen elanud ka nagu mingisuguses omapärases illusioonis, et mulle nagu tundub, et 1000 on selline piir, et alla 1000 on just kui odav telefon või ütleme mitte isegi odav, vaid keskmine ja üle on juba selline, et sa ikka mõtled mitu korda, kas sa hakkad seda omale ostma. Ja minul on samamoodi, kui ma teen mingite telefonide teste siin, siis see moraalne kompass hakkab seal nagu punasesse peksma, kus kui hindab üle 1000 eurot, kas ma julgen seda soovitada või mitte puhta südamega, eks. Objektiivne muutus on see, et varem olid selliste operaatorite, selliste edetabelite esiotsas need keskklassi Androidi telefonid, odavama keskklassi isegi, Samsungi A-seeria telefonid, mis kõige enam müüdud, nagu see leib ja või, mida iga Eesti inimene ostab, need lähevad ja enam ei ole. Teine selline suur muutus minu arust on see, et kui vahepeal olid siin ka Samsungi ultrad ja sellised kallimad telefonid tabelis, siis nüüd on ikkagi see, et on kallid iPhone'id ja odavad Samsungid ja ükski teine tootja eriti löögil ei saa, et Xiaomi on esindanud ühe mudeliga, aga see on alati olnud niimoodi, et mitu aasta olnud nii, et Samsungi odavad kallid iPhone'id, aga aeg-ajalt on jah sinna ikkagi sekka eksinud ära ka mõni Samsungi kalli mudel, aga praegu on see nii ja tundub, et see asi läheb tegelikult hullemaks, sest et kui me vaatame siin globaalseid trende, siis kurvad ajad on tulemas ilmselt. Las ma iseloomustan kuulajatele seda, mida Meelis praegu ütles numbritega. Selles top 10 on 4 Samsungit. Esimese Samsungi, ma ütlen nende keskmised müügihinnad. Esimene 177 eurot, teine 199 eurot, kolmas 124 eurot ja kolmas on kallis Samsung, 366 eurot. Et Samsung on surutud alla korrusele. Siin me näeme ikkagi selgelt, kuidas meie ühiskond kihistub, tuleb välja niimoodi, et on need, keda on väga palju ja kes ostavad siis
2000 eurose telefoni ja on ka need, keda on väga palju, sest et 4. kohal on Samsung A17, mille hind ongi 177 eurot. Ja ärgem unustagem seda, et tegelikult on ka duopoliti ehk siis ainult iPhone ja Samsung, eks ole, ehk ükski teine tootja nagu eriti löögile ei pääse. Oleme sellest isegi, kui odavama hinnaklassis on see valik nagu päris suur, eks. No ja aga samas ikkagi on olemas meil ju hiinlasi Kamaluga, millest me ja mitte ükski neist ei müü, nagu me näeme, eks ole, piisavalt hästi. Jah, kes Nothingud ja kõik teised. Üks Xiaomi on eksinud siia top 10 Xiaomi 300 eurone, aga muide, kui sa oled ettevõtja, riigiasutus ja ostad telefoni, siis sa ei vaata ka Hiina telefoni poole üldse mitte, äriklientide top 10 on ainult Apple ja Samsung. No seal on ilmselt juba ka muud asjad, miks Hiina telefoni ärikliendile just eriti hangetas, eks ole. Aga tuleb ka tunnistada, et see tabel on äriklientide osas väga-väga sarnane ühe väikse erandiga, nimelt äriklientide iga 10 ikkagi ostab ka endale siis Samsung Galaxy S26 Ultra. Et see on siis 10. kohal, tahtsin ma selle segase mõtte. Seal on tegelikult ka see, et ilmselt hanked, kus on mingitele vajadustele vaja kasutada Androidiga telefoni ja hangetel on siis summa, eks ole, siis sa ostad ikka kõige parem. Nii et mul on kuidagi kahju sellest, et sellel operaatori muidugi vist müügistatistikas pikslit üldse pole ja selge on see, et ega piksel sa sinna 10 hulka ei jõuaks. Minu arust ei jõuda ka Telias, kus on piksel müügis 10 hulka. Ma söön oma mütsi ära. Ja et sinna ta ilmselt ei jõuaks, aga see on ikkagi tore telefon, mille olemasolu nagu üldse ei tasuks unustada, sest et ega Samsungite ja Samsungite kõrval nagu rohkem ei olegi ju teisi selliseid Androide, kes ikkagi nii saba ja sarvedega Hiinast ei tule. Olgem, ütleme ühe väikse, aga äärmiselt olulise, ütleme rahalise nüansi kogu selle jutu juures, mida me siin räägime. Miks inimesed ostavad järsku nii palju kallid telefone? Asi on selles, et sa ei pea tegelikult seda raha maksma. Sa ei pea maksma 2000 või 1600 eurot, vaid Elisa sama teatega ütles, et kõik neil kasutavad nüüd järelmakse, et sa 3 aastat maksad selle telefoni järelmaksu ja sa tarbija nagu mõtled, et Ja muidugi on ka see moment, mida ju ka siin ikkagi trendina saab rõhutada, et mis muidugi on ka mõnes mõttes kummaline, et see nii pidi välja tuleb sellest tabelist, et tegelikult on läinud ju need odavamad telefonid ka iseenesest väga heaks, et ega siis selline tänane keskklassi telefon on ju vaata, et vähemalt sama hea ja kohati parem kui mingite aastate vanune tipptelefon, mille tõttu ei pea teda üldse siis ju nii tihti enam uuendama, ehk et kui sa näiteks ka ostsid võib-olla mõni aasta tagasi omale telefoni, mille siin uuenduste välbad on meil 7 aastat ja 5 aastat, siis inimesed ei peagi minema seda telefoni tegelikult uuendama, aga teistpidi ongi see nagu kummaline, et ikkagi on ju keegi, kes ostab just selle ülikalli mudeli just nimelt täna. Ma rääkisin sellest tegelikult hiljuti Londonis olles siis Samsungi Euroopa turundusjuhi Benjamin Browniga seda intervjuud saate Geeniuse veebist lugeda ja küsisin tema käest ka, et Samsungil on ju nüüd telefonidel on 7 aastat, eks ole, tarkvara tuge ja telleritel on samuti vist osaliselt 7 ja kelladel on 5 ja nii edasi, et kuidas see äriliselt on, et kui hiinlased nagu annavad 2-3 aastat ja siis nad suunavad uut telefoni sujuvat ostma, et rahakotil on see inimestele kasulik, kui nad ostavad sükse telefoni, millel on turvaliselt pikk kasutusaeg, aga et kuidas see nagu siis Samsungile kui telefoni tootjale on, et kas see ei võta nende müük ära, siis Benjamin Brown ütles selle peale, et see on väga hea äri, sest et see kinnistab meie kui nii-öelda kvaliteettootja sellist nii-öelda mainet ja ühtlasi ka suunab siis seda inimest, kes ütleb, et näed, mul on telefon, mida ma saan 7 aastat rahulikult kasutada, eks ole, suunab ka neid sõpru ja tuttavaid ja perekonda ostma, eks ole, sama brändi toodet, et see lojaalsust see kinnistab ja võib-olla suunab ostma sama firma pesumasinat, eks ole, nii et tegelikult nemad näevad seda kui erinevad hiinlastest võib-olla kui sellist lojaalsusele lõivu maksmist ja väga head strateegiat. No ja samas on ikkagi see teistpidi see aspekt, ega siis ju mingit aasta või 2 või 3 vana telefoni ei visata prügikasti, et kusagil peaks olema ju see järelturg. Need lähevad üha rohkem tegelikult väärtuslikumaks, kasulikumaks, kuna nende sees peitub üks maagiline väike jublakas nimega see kiip, mis hoiab telefoni töös. Ja see on ju praegune globaalne trend, et kui me räägime Eestis, inimesed ostavad üha rohkem kalleid telefone, siis analüütikud ennustavad, et tegelikult telefonide turg ei kasva, sellepärast et kiip ei ole.
kiibiturul on nii suur ülenõudlus? Telefonide turg eelmisel aastal tegelikult kukkus, selle aasta esimesel poolaastal kukkus 6% globaalselt. Siin mõned aastad tagasi kasvas päris jõudsalt ja kõik märgid näitavad, et see turg kukub veel, sest et teatavasti ju enne müüke ostavad tootjad kiipide ostmine on kõvasti langenud, eriti on saanud pihta siis Androidiga telefonid, eriti odavamate Androidiga telefonide kiipide tootjad Qualcomm ja Mediatekile müüginumbrid on kukkunud lausa 30% kanti, 25-30% kanti. Apple ja Samsung on nagu paremas seisus Samsungil just sellepärast, et odavad A-seeria telefonid müüvad hästi, nagu me just nägime, eks ole, ja Samsungil on seal nende enda kiibid sees enamasti, mõned päris odavad on ka Unisoci kiibiga, aga siiski. Ja ongi, et Unisoc, kes on siis Hiina ülisäästu kiibitootja, on kõvasti kasvatanud, sest et inimesed, tootjad oma päris odavates säästumudelites vahetavad kallimaid kiipe odavamate vastu vähegi nagu selles mälukriisis nagu kuidagi hakkama saada ja selline kaastrend on see, et Mediateki 5G toega kiipe vahetatakse Unisoci 4G toega kiipide vastu, ehk siis nagu tegelikult telefonid kehvemaks mõnes mõttes, eks ole, et aga kuskil Aafrika turul, aga neid vist alla $100 hinnapiir on nagu väga palju ei ole, aga Euroopa, meie oleme siin üks osa, aga tegelikult see arenev turg, kus tegelikult tuleb see telefoni müügi kasv, eks ole. See tuleb ju Aafrikast, mõnes Lõuna-Ameerikast ja siis Kagu-Aasiast, eks ole, kus on nagu veel inimesed, see arenevad liigid, kus inimesed on esiteks ainus telefon või ainus arvuti on su telefon ja teiseks on see, et ega $100 telefonist maksta on nende jaoks päris palju, eks ole, nii et selles mõttes see on kurb ja see on kurb ka selles mõttes, et tegelikult see teeb ja siin on juba näiteid olemas, et see odavate telefonide tootmisega suhteliselt võimatuks, et kui siin Samsung oma skaalaga või sellise ütleme siis suurte kogustega suudab veel kuidagi siin ilmselt vee peal püsida, kuigi ka mitte eriti hästi, sest et ka Samsungil teenis Samsungit mobiilidivision, mis siis toodab telefone ja kellasid ja muid selliseid asju, teenis ajaloo esimese kahjumi teisel poolaastal just sellepärast, et kuigi S-seeria müüb hästi, seal on kasumid, siis tegelikult see A-seeria mälu hinnad on nii hullud, et mälu tegelikult maksab rohkem, kui nad telefonid juba teenivad, seal on kasumid on nii väiksed, eks ole, marginaalid. Ja ilmselt see ei lähe ka paremaks, et see ongi see korporatiivne probleem Samsungi sees, et kiibitootmise osakonna kasum on nagu taevastes kõrgustes ja nad teenivad meeletult ja samal ajal mobiiliosakond, kas peab need samu mälukiipe ostma neilt turutingimustel, nad ei saa, kuigi see on nende oma teine osakond, nad ei saa osta neid nagu soodushinnaga, vaid peab sama hinnaga, mis turg määrab, eks ole, siis mobiiliosakond kannatab, eks ole, et lõpuks jääb see raha vist ühte potti ikkagi kokku, aga jah, et on näha, et ka kontserni sees üks võidab, teine kaotab, eks ole, kaal kõigub. Ja tegelikult ongi probleem selles, et nagu ma enne ütlesin, et odavaid telefone me võib-olla varsti enam ei näe sellised alla paarisaja eurosed ja tegelikult esimene ohver, mida me siin juba paar nädalat tagasi või 6 aega tagasi nägime, oli Nothing, kes tõi turule oma Nothing Phone 4B ehk säästumudeli, mis väidetavalt pidi algselt tulema siis Nothingu veel säästubrändi CMF Phone'i nime all, aga kuna hind läks nii kalliks, sest ei olnud mõtet lihtsalt CMF-i säästubrändi alt välja tuua, siis nad panid selle Nothingu logo peale ja müüvad seda tegelikult sama hinna eest, mille eest saab parema nende enda telefoni Nothing Phone 4A, eks ole, nii et kuna lihtsalt komponendi hinnad on tõusnud, siis on tootmise hinnad tõusnud ja kehvem telefon on sama hinnaga, mis parem telefon, eks ole nüüd praegu turul. Nii et ja muidugi vahepeal räägiti ka kuulda juttu, et see tegelikult mõjutab nagu tootjate võimekust toota, et OnePlus juba lahkus, eks ole, ja vahepeal käis kuulda juttu, et ka Nothing loobub siin osadest Euroopa turgudest, mille vastu nad praegu küll aktiivselt võitlevad, et see on kuulda juttu, fake news, see ei ole üldse tõsi, aga sama ütles meile alguses ka OnePlus, eks ole, pärast ikkagi lõpuks läksid ära, nii et eks me siis näe, et lõpuks on see, et meile kui tarbijatel on kogu see asi väga halb. No, ikkagi nende numbrite valguses võiks öelda kokkuvõtvalt, et keskmine inimene kulutab telefonide peale rohkem raha ja keskmine telefonioperaator ja võib-olla ka tootja ikkagi on rõõmustanud, sellepärast et inimene on kulutanud 14% rohkem, müügikäive on üle 3% suurem, olgugi et müüdud ühikute arv on siis langenud umbes 9%, aga kokkuvõttes on saanud ikkagi nii tootja kui operaator rohkem raha, iseasi, kas nad jätavad selle raha endale või annavad kohe kusagile edasi, aga fakt on see, et need numbrid on nende jaoks tegelikult paremad. Kuulge, lähme edasi, meil on nii palju täna veel rääkida. Te tahtsite arutada ka seda, et kuidas Hiina tehnika on saanud Ameerikas keelu ja need tehnika võib olla nii äärmiselt oluline energeetika, selline seade nagu inverter, aga see puudutab ka koduelektroonikat.
mis see tähendab Eesti tarbijale? No Eesti tarbijale otseselt tähendab midagi, pigem tähendab see globaalselt punkt 1 seda, et kiirustades siis piirama humanoidrobotite tootmist tähendab see seda, et ära keelatakse kõik liikuvad ja AI siis tarkvaraga liikuvad ja kaameratega seadmed, mis tähendab seda, et ära keelatakse ka näiteks robottolmuimejad ja tõenäoliselt seda kui kinnitust ei ole, aga ka robotmuruniidukid, eks ole, millest me siin varsti rääkima hakkame. Nii et tegelikult see on päris suur mõju ja loomulikult samamoodi nagu see ruuterite bänn, eks ole, oli mis aasta tagasi kuskil kehtestati, et see ei puudutas mitte ainult Hiina tootjaid, vaid Hiinas toodetud asju, mis tähendab seda, et see bänn puudutab näiteks, siis kui me võtame robot-tolmuimeja, siis puudutab see ka Rumbat, mis on Ameerika tootja ja Shark Ninjat, mis on Ameerika tootja ja Dysonit, mis on Briti tootja ja nii edasi, Samsungit, mis on Korea firma, eks ole, et tegelikult kui sa toodad selle asja Hiinas, siis see on kohe nagu keelatud, see keeld ei puuduta nüüd olemasolevaid või praegu tootmis olevaid mudeleid, vaid siis sarnaselt ruuteritele neid mudeleid, mis siis nüüd alles välja töötatakse, turule tuuakse, eks ole, siis on seal jällegi see variant, et tuleb taotleda eriluba, kellele see eriluba antakse, kellele mitte, ma arvan, et see on jällegi see, et kes maksab USA riigile piisab palju andamid, selle saab loa või kes on lihtsalt hea sõber kellegagi, aga eks me seda näe, kuidas see tegelikult läheb. Teine asi on nüüd see, et üks asi on see jah, et selle keeluga saad pihta nagu mõnes mõttes teoreetiliselt suhteliselt süütud seadmed ja teine asi puudutab just invertereid puudutab see selles mõttes huvitav, et siis Hiina tootjate võrguühendusega vooluinverterid, mis on väga populaarsed päikseparkides, eks ole, ja kodustes päiksepaneeliga elektrit tootvatel inimestel. Ja see on nagu tegelikult olnud siin Euroopas ka pikalt arutelu all, et kas Huawei ja SunPower, mis iganes teine on, Sun on seal alguses teine suur Hiina tootja, kas nende inverterid tuleks lubada või mitte. Inverterite keeld on selline asi, mis tegelikult tundub väga tehniline ja see on mingi jupp on ju kuskil elektri alajamas, aga tegelikult puudutab väga palju, sest meil on suvi käes on ju, me kasutame kõik elektrienergiat väga suures osas päevas ilmselt päikesest ja kust tuleb see alalisvool muuta vahelduvvooluks. Inverterid on, Hiina turg on või Hiina kaup on nii levinud, et kui näiteks Euroopas meie no, on hea peaksime joonduma nüüd Ameerika selle suunisega, siis ma arvan, et see tähendab meil elektri hinna tõusu ühel või teisel moel. Sest et see kõva investeering. Jah, aga vaata, siin ongi see küsimus, et mina nagu ei tõmbaks võrdusmärki inverterite ja robottolmuimete vahel. Kui robottolmuimete saad sa, kehvemal juhul saad sa jälgida, mis su kodus toimub või teha selle spotneti, eks ole, wifi kaudu ja rünnata kedagi, siis inverteriga on ikkagi see, et halvimal juhul saad sa mingi osa elektrivõrgust välja lülitada või seda manipuleerida, tekitada mingit brownout'i asju, eks ole. See on strateegiliselt olulisem asi. Ja tegelikult ka Eestis on arutatud seda Huawei ruuterite bänni ja ma tean, et need firmad, kes tegelevad siis nende müügiga või selle päiksepaneelide paigaldamisest, need on nagu väga selle vastu, sest et see on ju nende raha, eks ole, aga strateegiliselt ma arvan, et see on nagu, minu arust see inverteri keelamine on võib-olla olulisem kui Huawei mobiilitaristu seadmete keelamine, nii et selles mõttes see on nagu selline jah. Minu arust on väga huvitav see, et on keelu alla sattunud siis Hiina humanoidrobotid ja neljajalgsed robotid. Arvestades, et see nagu valdkond on nii sellise plahvatuse eelses seisus. Üritasid ennetavalt teha seda. See läheb juriidiliselt väga huvitavaks, kuidas sa hakkad keelama humanoidrobotid. Mis on just humanoidne robot? Kas tal on 4 jäset kindimata? Aga kui tal on 3 või 5? Kas tal on pea ja õlad või pead pole? On ka selliseid tootjaid, kes teevad nagu ilma peata? No, vaata, sellepärast nad tegidki selle bänni nii laiaks, et sinna humanoidrobotite kategoorias liigituvad ka robotolmuimejad. No jah, aga see on selline ennetav püüd keelustada midagi, aga siis plahvatuslik, ütleme, me eeldame nende robotide plahvatust, aga mis kuju nad võtavad ja kuidas seda piiridet panna, siis see tundub nagu väga varane katse seda teha. Seda küll. Meil on, enne kui me läheme pikema teema juurde, Glen, sina oled teinud läbi siin kadalipu, tahtsid rääkida sellest, et kui me oleme jõudnud ajastusse, et tänu AI-le võib iga sepp endale sepistada oma äpi, mis teeb tarku asju, siis tundub, et maailm on ilus ja lihtne, aga tegelikult ei ole, sest selle äpi siis avaldamine on tõeline kadalip. No jaa, et eelmises saates Ronald rääkis oma suurepärasest laevade äpist, mis oli siis teadupärast veebiäpp. Ja kui ta seal ka vihjas, et ka mina olen pusinud erinevate äppidega, on see täiesti tõsi. Lisaks veebiäpile
mõtlesin, ma pusin ka ühe päris äpiga, ehk siis me nimetame siis päris äpiks sellist äppi, mis on sul saadaval siis App Store'is või isegi heal juhul ka siis Apple'i poes. Ei, vabandust, Google Play poes ja siis heal juhul App Store'is. Ütleme idee, no ma ütlen 2 sõna, miks ma üldse sellise äppi tegin. Ma ei teinud ka päris võib-olla sellist äppi, et no lihtsalt ma nüüd tahan nullist teha mingit äppi, vaid asi, millest ma olen tundnud kogu aeg puudust ja võib-olla olen ma ainus inimene maailmas, kes tunneb sellest puudust, siis paraku ei lähe mu selle äpiga võib-olla väga hästi. Nimelt, kui sa vaatad või kui te vaatate autonumbreid ja tahate teada, mis selle autonumbri taga on, milline auto, siis selleks tuleb minna Maanteeameti või sinna on see ikka Maanteeamet jah, sõiduki registrisse, toksida sisse siis kas Transpordiamet just, toksida sisse VIN-kood või autonumber ja siis on näha, mis auto see on, et seal saab kohe ju näha selle auto ajalugu, võimsust ja kõike muud. Ja no ikka ma tänaval näen tead mingeid huvitavaid autosid siin ja seal või vastupidi väga igavaid ja tahan vaadata, mis seal taga on. Siis noh, alati kerge vandumise saatel ma avan selle lehe ja siis on see auto juba ära sõitnud ja siis ma ei mäleta seda numbrit ja nii see läks. Ja ma ei ole aru saanud, et miks ei ole olemas võimalust, et ma saan nagu kaameraga skännida kohe seda autot hopsti ja kohe näha, mis seal taga on. Ilmselt ametiasutustel võib-olla selline võimalus ongi olemas, aga nad on kiivalt seda hoidnud endale. Ja siis ma arvasin, et moodsal ajal teen niisuguse äpi, mis seda teeb. Ja ausalt öeldes äpi tegemine läks suhteliselt hästi, võib isegi nii öelda. Et ka sellest võiks ka teha muidugi eraldi saateid, mille peale võida arendajad siin peavad peenikast naeru. Sest ega tegelikult ka äpi tegemiseks on ju täna meetodeid küll ja veel. Et sa võid valida erinevaid keeli, erinevaid keskkondi, erinevaid kodeerimisplatvorme. Ja mina läksin liikvele sellise platvormiga nagu Expo, mis kasutab siis Reacti süsteemi. Aga selleks, et ütleme, meil on vähe aega, aga ütleme nii, et meil on vähe aega, ma tean, ma pean tulistama. Et pigem ma tahan jõuda selle valupunktini, kus sa jõudsid, sest tegelikult, et kuidas äppi teha ja mis keeltes asju, see on ka teema. Aga see publitseerimine, ehk et iga Mari ja Mati saaks oma telefonis sinu äppi alla tõmmata, selleks pead sa ennast siis nii-öelda tegema, ma ei tea, läbi 7 tulerõnga käima Apple'i ja Google'i juures, on nii? Nii on, ma siis üritan siit kohe edasi kerida. Ehk siis Expo oli see keskkond, milles mina selle äpi tegin valmis, väga mugav on selles nikerdada, soovitan, proovige, tehke ka. Seal muidugi üks selline esimene võib-olla, juba mõned juuksekarvad tuli välja tõmmata, punkt oli see, et kuidas teha see pildituvastus, sest et üks variant on teha see lokaalselt telefonis, aga see ei ole kõige parem, võib-olla kõige targem ja et kes pakuks seda pildituvastusmootorit ja neid võimalusi neile rohkem, mina kasutasin lõpuks Google'i appit ja selleks tuli mul kõigepealt teha kasutaja Google Cloud konsooli, mis juba oli päris huvitav, sest et seal on nii mustmiljon võimalust ja lõpuks ma leidsin sealt siis ikka õige Google'i OCR appi ja siis see tuleb siduda äpiga, see appi ja kõik see oli suhteliselt huvitav. Aga siis, kui lõpuks isegi Expo äpp oli mul valmis ja ma sain juba seda nii-öelda testida ja see minu telefonis töötas, siis järgmine faas oli tõesti, et paneme selle nüüd Google Play'sse. Apple'ist ma ei hakka siinkohal üldse rääkima, sest Apple'iga on lugu selline, et sa pead iga aastal maksma neile 99 €, kui sa tahad olla siis arendajate ridades. Ja kui sa 199 € neile ei maksa, siis tegelikult sul Apple'i poodi üldse asja polegi. Just. Nii et tänase seisuga, kuna see on nagu ikkagi minu jaoks, ma veel miljonäriks selle projektiga ei plaani kahjuks saada, siis ma jätsin nagu Apple'i praegu vahele. Ehk et Androidi puhul tähendab see seda, et ma lähen siis Google Play konsooli ja selle konsooli regimine ja see on nagu ikka, teed omale sinna konto, aga Google Play konsool juba on üks selline koht, mille on ma isegi ei oska nagu, kuidas ma tooks hea võrdluse, et kui te võtate näiteks, peate täitma tuludeklaratsiooni läbi käibemaksudeklaratsiooni ja kasutades selleks tollideklaratsiooni vormi. Vaat siis midagi sellist. Juba pea valutab. Midagi sellist on siis Google Play konsool ja siis tuleb registreerida ennast arendajaks ja see maksab siis Androidi puhul 25 €, see on küll ühekordne maks. Aga siis on samm, kus teil on nagu olemas see äpp ja siis te vaatate väga nõutu, et mitte öelda rumala näoga seda konsooli ja ei saa nagu mitte midagi aru, kuhu tuleb midagi paigaldada. Ja isegi kui sa nüüd hakkad vaikselt kuskilt otsast minema, siis üks koht, mille ma täitsa nagu eraldi välja tooksin, oli siis eraldi leht, millega Play mulle saatis. Ehk et ma olen nüüd edukalt ära täitnud 10 deklaratsiooni. Ma rõhutan, see minu äpp on väga selline pisikene ja tore, seal ei ole mitte mingisugust rasket koodi. Ja 10 deklaratsiooni, mis ma olin siis kõik ära teinud, on siis, need on eraldi deklaratsioonid, on privaatsuse eeskirjad, mitu punkti. Terviserakendused, seal oli mustmiljon punkte, mida kõike minu äpp teeb, et kas ta mõõdab narkojoovet, mõõdab ta hašishit, kanepit või midagi muud.
siis oli seal reklaami ID-d, ma pean siis valima, mis reklaame, kas, kuidas, miks. Finantsfunktsioonid, milliseid finantsfunktsioone minu äpp võiks tarbida. Valitsusasutuste rakendused, kas mul on ligipääs neile, millistele mul on ligipääs. Andmete ohutus, jälle punktid, millised andmed see äpp kogub. Sihtpublike sisu, ma pean väga täpselt defineerima, kes üldse tahaks minu äppi kunagi kasutada. Sisureitingud, ma pean ütlema need, millele see äpp vastab. Reklaamid, taas kord, minust juba ükskord olid reklaamid, aga need on nüüd uuesti nagu teise nurga alt. Ja viimane punkt, viimane deklaratsioon, mitte punkt, deklaratsioon on siis sisse logimise üksikasjad. Ja vaat kui need kõik deklaratsioonid on täidetud, siis tuleb see asi saata kõigepealt ülevaatusele. Ja esmalt vaatab üle selle robot ja siis vähemalt nad ütlevad, et vaatab üle selle päris inimene ja selle peale tuleb ka muidugi sihuke julgustav teade meili peale, et teie äppi vaadatakse üle, me võime leida veel puuduseid. et selles mõttes, et see teavitus ei olnud nagu sedapidi, et õnnitleme teid, et võib-olla läheb kõik hästi, vaid vastupidi, see oli ikkagi pigem selline, et ilmselt sellega nüüd hästi ei lähe. No ütleme nii, et see on nagu hästi tihe sõel, kust läbi ronida, kas sulle tundub, et tänu sellisele sõelale sa usaldad rohkem seda Google Play poodi või? Et neid asju, mida seal näed, sa tead inimesel nagu vaeva näinud. Tänu sellele vähem. See meenutab väga palju seda palju kirjutud Apple'i äpipoe asja. See on sealt võetud ka eeskujuga, noh. Väidetavalt ongi see juhtunud kõik viimastel aastatel, et olid ajad, mil inimesed üldse nii usinad äppi ei teinud ja olevat olnud see ka Play Store'i paneku mõttes umbes, et vajuta nupp ja sinu äpp on üleval. Aga sellega see kadalip muidugi ei saanud muidu üldse läbi, sest et isegi kui nüüd lõpuks sa saad tule roheliseks, mis mul ka esimest korda ei õnnestunud. Sest sa pead tegelikult ju sinna äpi juurde veel laadima ikkagi veel lugematult kõikvõimalikke asju, igasugust graafikat ja kirjeldusi ja lahtiütluseid ja kinniütluseid ja sul peab olema eraldi leht, kus sul on privaatsuspoliitika välja toodud ja nii edasi, nii edasi. Ja nüüd ma olen jõudnud olukorda, kus minu järgmine samm on suletud testimine. Ja suletud testimine tähendab nüüd seda, et milleks ma vajan teie, head saatekuulajad, abi ilmselt, on see, et mul peab olema avalik koht või ma pean saama inimeste meiliaadressid, kes minu äppi testivad. Neid peab olema vähemalt 12 ja nad peavad tegema seda vähemalt 2 nädalat. Kas sul on nüüd mingi lihtne viis värvata selliseid testijaid, kuidas nad saaks liituda sinu testijate riviga? Mul on, ma tegin selleks Google Grupi ja ma pean ka tunnistama, et mul ei olnud ka enam Google Gruppide tegemisega väga suuri kogemusi. Ja see ikkagi liigitub ka natuke sinna deklaratsioonide alla, sest et see, mida kõike sa saad valida, kuidas sinu grupiga liitutakse ja millised on õigused ja mida nähakse ja kes saab postitada ja kes ei saa postitada ja nii edasi. Et lihtsalt Play konsooli võimalus oli see, et kas ma nagu listin neile siis oma testijate 12 meiliaadressi, mis ma panen kohe sinna kirja, et vaat see on minu suletud testijate grupp ja siis need meiliaadressid saavad õiguse Google Playst seda äppi alla laadida. Teine variant, mis tundus mulle siis nagu võib-olla lihtsam, mida ma nüüd ka läksin, mille tee peale, on see, et ma ütlesin, et need minu testijad asuvad selles Google grupis. Ja ma tegin siis ühe sellise grupi, millega saab igaüks liituda ja selles tuules registreerisin ma veel ka oma nimelise domeeni, et kuna see on siuke hobiprojekt ja ma ei tahtnud kusagil hakata mingit krüptoloogilist pikka Google'i grupi linki ütlema või muidugi ma võin saate kirjelduse juurde selle panna. Aga siis ma tegin natuke lihtsamaks, ma tegin nüüd sellise aadressi nagu taustakontroll.pilvre.ee. Ehk kui te lähete sinna, siis teid suunatakse kohe sinna Google gruppi. Ja vaat seal on selline grupp, millega te peaksite saama, kes iganes sinna läheb, peaks saama liituda. Ja selle grupiga peaks nüüd liituma, selle grupi kirjelduses on näha täpselt lingid ka, kust saab siis seda äppi nüüd alla laadida. Ja ka ennem ei saa seda installida, kui ei ole liitutud selle grupiga. Ehk et ma saan nii aru, et kui te selle lingi peale vajutate ennem liitumist, siis ei juhtu jälle mitte midagi head. Ja osad sõbrad tuttavad, kes siin on proovinud liituda, on ka öelnud, et see grupp on andnud nagu alguses mingisuguse kummalise vea teate, et teil ei ole ikkagi õigust, aga mingil teisel korral on see nagu läbi läinud. Nii et ma isegi ei oska praegu nagu, saaks öelda, kas see kõik töötab. Võin sulle öelda siin reaalajas, kuulates sinu juttu, siis taustakontroll.pilvre.ee viib õigesse kohta ja üks iPhone'i kasutaja on sul nüüd grupis, kes ei saa Androidi äppe testida. Aga vähemalt sul õnnestus ikkagi liituda. Okei, see on väga positiivne, sest siin mõnel Androidi kasutajal ei õnnestunud nagu liituda, olgugi et see ikkagi pärast neil õnnestus. Aga kui te olete nüüd selle grupiga edukalt liitunud, tõmmake see alla, pange oma telefoni, minge õue ja tehke autodest pilte või see on kõik väga lihtne. Ja siis tegelikult, mida see äpp teeb, siis te näete kohe krõpsti, ta avab selle õige lehe.
täidab need väljad ära ja kui nüüd on neid testijaid rohkem kui 12 ja nad siis 2 nädalat seda teevad, vaat siis on lootust, et see äpp jõuab ka Play Store'i. Ja no hetkel muidugi mul ei ole seal äpis mingeid reklaame ja noh, see on nagu öeldudki puhas miinusprojekt tänase seisuga. Aga siin on üks oluline nüanss, et kui eelmine kord ma Rolandile käest veel küsisin, et ega ei juhtu sellist asja, et võib-olla kui seal sinu laevateid hakkab vaatama 1000 inimest, et ega sulle ei teki mingeid kulusid ja Ronald ütles, et kindlasti mitte. Siis minul on täna natuke teistsugune olukord, kuna ma kasutan Google'i pildituvastusapit, siis see ei ole sugugi tasuta nimekirjas lõputult. No. Ja seal on nüüd selline lugu, et esimesed 1000 päringut kuus on ka tasuta, aga kui neid on rohkem, siis hakkab Google esitama mulle arveid. Tead, aga see on sinu, ma ütlen vahele lihtsalt seda, et sinu äpi arendamise elutsüklis, siis sa oled jõudnud järgmisesse staadiumisse. Ütleme sellest röövikust saab liblikas või uss ja lõpuks päris tugev asi, et siis kui sul on nii palju kasutajaid, et sul on kulud. Sa pead hakkama raha küsima, sest muidu sa oled kahjumis. Siis sa pead selle AI-ga arutama, kuidas on parim viis oma eelarvega tasakaalu jõuda. Aga mina tahaks praegu öelda ühe teise väikese märkuse Google'i kapsaaeda, nimelt ma edukalt siin laivis praegu liitusin selle grupiga ja sain õigus selle läpi alla laadida ja siis kui ma vajutasin seda allalaadimisnuppu veebis, kusjuures brauseris arvutis, siis et installi telefoni, siis ta kõigepealt esimesed 5 telefoni, mis ta mulle valikusse pakkus, oli sellised, mis mul kunagi testis käinud ja mul ammu kasutusel ei ole, nii et need on endiselt mu konto peal kuskil alles ja siis see telefon tegelikult praegu reaalselt käekõrval oli kuskil väga kaugel lõpus, ma tegin otsima seda. See on muidugi huvitav, nii et sa põhimõtteliselt võiks justkui installida sellist telefoni, mis ei ole enam üldse sinu kasutus, ma ei tea, mis siis juhtuks. Ilmselt ta ei lase, aga lõpuks, kuna seda pole seda kontot aktiivsena enam, aga lihtsalt see, et kas ta ei võiks võtta nagu selle telefoni, mis mul viimati nägi aktiivsena, eks ole. Vaat siin kahjuks ei saa jah, äpi arendaja kaldkreevis mina ei saa midagi teha. Lihtsalt, et Google teeb asju kehvasti kohati, eks. Nii arendaja kui kasutaja seisukohalt. Praegu tundubki, et kogu see arendus või ütleme, see ülespaneku protsess on tõesti niivõrd keeruliseks aetud, et võib-olla tõesti peletadagi natuke eemale selliseid inimesi, kes siis tõesti nagu uitmõtte baasil teeksid äppi. See ongi kaks nagu asja. Üks asi on see, et Google ise ilmselt saab neid asju paremini teha ka, aga üks asi on siis AI slopi vastu võitlemine ja punkt 2 on siis igasugused GDPR-id ja muud Euroopa Liidu ja muud teiste riikide seadusandlus, mida nad peavad nagu pingsalt jälgima, et seal on need 2 nüanssi. Aga ühesõnaga, see tähendab nüüd seda, minge siis testige seda suurepärast äppi, ärge tekitage palun siis 1000 päringut või rohkem, olgugi, et ma võin saladuskattel muidugi öelda, et mul on seal üks teine teenus veel, et nimelt on olemas ka selline teenus nagu OCR.space, mis pakub, kui ma ei eksi, 25 000 päringut tasuta, aga mis on nagu väidetavalt siis natuke kehvem. Ja loomulikult kolmas variant on teha see üldse lokaalseks, täitsa telefonisiseseks. Aga see ei pidanud kaua olema nii hea, et Google'i API pidi ikkagi kõige paremini tuvastama, aga ega nüansse on seal palju, nii et võib ka juhtuda, et ta midagi tuvastab valesti. Ja sinna sisse ma tegin ka ühe sellise väikse vimka, et mida ma kuskil väga ei dokumenteerinud, aga see tundus lihtsalt nii jabur, et kui te juhtumisi näete tänaval Michael Knighti autot ja seda skännite, siis on väike üllatus. No nii, väga põnev. Ja kui siis järgmises saates või 2 nädala pärast vaatame, kuidas on läinud, kas on 13 inimest testijate ridades või on neid 10 või veel vähem, et siis on näha, et veel kord ka öeldes veel nüüd äppinduse kohta üldse, aga Ronald ütles, et kirjutage, tehke äppe, kui teil on hea mõte, muidugi tehke ja veebiäppide puhul muide ju sellist barjääri tegelikult ei ole, et kui te teete ägeda veebiäppi, nagu seesama laevade vaatamise äpp, mis selle nimi oli, ütleme selle veergad välja, see oli vist shipwatch. Kas oli ronaldliive.ee domeen? See shipwatch.ronaldliive.ee just. Seal ei ole vaja ju mingit nii-öelda Google'i piire ja muide ka mina siin juba mõned ajad tagasi sellest tuulest tegin ka ühe äpi, mis oli mul puhtalt enda jaoks olnud vaja, aga mille ma tegin ka täitsa avalikuks, reklaamin ka seda. Kui te tahate kulusid jagada, siis loomulikult on olemas selleks Splitwise, aga tegin selleks toreda veebiäpi nimega maksa.me ehk nagu maksame. Ja see elab veebis ja võimaldab siis ilma registreerimata ka lisada kõikvõimalike seltskonnaga omale kõikvõimalikud kulud ja siis pärast on näha, et kes kellele midagi maksab või siis üldse ei maksa. Sellist äppi teha on selles puhas rõõm, et sa ei pea siis deklareerima ja möllama ja ei pea ka otseselt kellelegi maksma, aga muidugi hosting võib maksta, andmebaasid võivad maksta ja turvalisus on ka oluline, mida ka Ronald rõhutas, et kui te ka midagi teete, tõesti katsetage see äpp nagu eest ja tagant läbi, et midagi ei leki kuskile. Sest ega selle sama ka minu äpi puhul, taustakontrolli puhul oli üks kriitiline koht, et see sama API, mis teeb Google'i pilve
OCR tekstituvastus, numbrituvastuspäringut on tegelikult ju seal äpis näha. Ja pahatahtlikud botid võiksid võtta sealt selle minu võtme ja hakata selle võtme põhjal ise tegema päringuid. Ja siis tuli välja mõelda mingisuguseid meetodeid, kuidas seda siis takistada, et päris nii ei saaks olla. Et lihtsalt ei oleks siis üllatust, teete midagi valmis ja panete kuskile linnukesed ja siis pärast selgub, et kogu maailma raha tahetakse teie käest ära võtta või veel mingi suurem jama tekib. Et selles mõttes peab nagu olema valvel, on see siis päris äpp või veebipõhine äpp. Vaadake siis kõik järgi taustakontroll.pilvre.ee, aga meie siin räägime, väljas muru kasvab ja meil on aeg lükata saatel järgmine käik sisse. Ja muru lühendamisest on meil täna taas kord rääkimas kolleeg Joonas Geeniusest, kes aiakääride asemel on võtnud ikkagi nutikamad abilised, mis siis vuravad platsi peal ringi. Tervitused. Tervist. No hakka kohe ise nii-öelda siis murul sarvist pihta, mis olid siis eesmärgid ja tulemused ja mis siis selle tulemuseni viisid? Võtsime suurde testi siis 7 mururobotit. Meil oli siis hiinlastest, oli Ecovacs Goat, Dreamy A2, Roborock 610 ja siis nelikveoline Mamotion Luba 2 ja nendest vanadest olijatest oli siis Husqvarna 410V Nera, 312V ja Stiga A10V. Kohe segan vahele, see nimekiri, mis sa ette lugesid esimese hooga seostus mul tolmuimejatega, kas nüüd need samad firmad on leidnud, et nii-öelda imuri asemel ja harja asemel võib panna ka siin alla terad ja saata siis Glenn, kas sul Husqvarna imeb tolmu toas? Ei no, ma kuulasin just neid Roborokke ja Dreamy ja mis sa kõik meile ette lugesid, et seal oli ikkagi nagu vanasti hari, aga nüüd siis on tera tuleb välja. Ja see on tegelikult Hiina niidukitest ainult väike läbilõige, et neid on palju rohkem ja me oleks nad kõik võtnud testi ka, aga lõpuks oli lihtsalt see, et mu sai muru otsa, et mul ei olnud kuskile neid panna enam. Tahaks kohe küsida palju asju, aga ma ei küsi kõigepealt, räägi siis kõigepealt ise, et kuidas selline üldmulje siis kogu sellest ettevõtmisest on, sest Husqvarna ja Stiga on tõesti ju sellised vanad põlised tegijad, kuidas nad hakkama siis saavad hiinlaste kõrval? Tegelikult on üks põline tegija on näiteks veel Stihl ja neid on teisi ka veel, aga Stihlil on praegu, vahepeal oli jutud, et lõpetab üldse robotite tootmise ära, aga tegelikult nad nüüd mõtestavad ümber oma ärikäike ja lubavad tulla tagasi võimsamate robotitega. Et siis Stihlilt meil ei olnud praegu mitte midagi. Aga teistelt oli kaablivabad ja siis jagasime aia ära niimoodi, et andsime neile kõigile siuke 800-900 ruutu murupinda, kus oleks siis puid ja küngas ja mingid takistused ja siis panime nad nagu sinna toimetama. Ja oligi, kindlasti üks huvitav aspekt oligi see, et kui varem olid ainult tegidki siis, ütleme Eestist umbes pooled robotniidukid on Husqvarna omad siiamaani, et siis nüüd on hästi palju hiinlasi peale tulnud, et kuidas nad hakkama saavad. Ja tegelikult üldiselt said päris hästi hakkama, et mõne sellise nagu mööndusega, aga tegelikult tulid peaaegu, kõik tulid toime peale ühe niiduki ja too juhtumisi ei olnud hiinakas tegelikult. Sa mainisid kaablivabad, kas see tähendab see kaabel, mis sinna maa sisse vanasti kaevati? Jah, seda ei olnud mitte ühelgi niidukil, mis meil testis oli ja üldiselt vist paistab, et ikkagi kaabliga ei tule enam peale. Mis siis on tänapäevaste niidukite see navigatsiooni, ütleme, stack või millega nad navigeerivad sinu aias? Osad, ma saan aru, et nad on GPS-iga ja osad aitavad 4G-ga ennast ja siis on paar niidukit ka, mis olid täiesti kaamera ja lidariga ja neil ei olnud GPS-i peal kui sellist. Siin tekib kuidagi nagu palju küsimus, et GPS oli, ma mäletan Husqvarnal ka vanasti ikkagi GPS-i täpsuse jaoks oli neil ka mingid lokaalseid jaamu veel, et kõik nagu väitsid, et see GPS ei pruugi olla nii täpne, et ta nüüd ei niidaks sinu tulpe ära, mis muru kõrval kasvavad. No eks enne seda oli ju veel see, et ikkagi robot peab kaootiliselt niitma niimoodi käima seal, et tal on see piirdetraadiga ümbritsetud aed, kus ta siis põrkab lihtsalt ringi nii kaua, kuni on niidetud, et see on ideaalne siis hiljem, kui GPS jõudis siia tehnoloogiasse siis, või tarbijatehnoloogiasse, siis otsustati, et ikkagi ei, et need triibud on ilusad. Ja praeguseks on nii, et mitte ainult ühel niidukil, Roborockil oli üldse siuke GPS majakas kaasas,
mis tuli panna endale aeda kuskile ja mis siis suhtles robotiga, aga kõik teised olid niimoodi, et neil oligi laadimisjaam ja robot ise ja muud mitte midagi aeda juurde ei tule. Kui 4G on vaja robotil või andmesidet, kas see on tavaliselt toote hinna sees või sa nii-öelda roboti ostjana pead siis hankima sinna veel ka selle andmeside ja? No see on peenikeses kirjas, et ta on, ütleme, Husqvarnal näiteks on 10 aastat, aga see on ka selle eeldusega, et selle näiteks 312 veel tuleb minu teada osta eraldi võrgukaart, mis maksab 200 €. Muidu see tootja eeldab seda, et terve selle muru raadiuses on wifi leviala, mis tegelikult ei ole tehtav 1000 ruutmeetri peale, mis on juba, kui seal on puud ka, pigem ei levi wifi sinna. Aga sellel uuemal Neeral on juba 10 aastat andmesidet kaasas, aga ta on kõvasti kallim ka. Aga siis teistel on siuke 3 aastat ja niimoodi. Stigal oli ka 10 aastat, aga seda tuleb kindlasti lugeda enne, kui osta on tehtud. Et näiteks Momotionil on ka vist 3 aastat ja peale seda on 50 € aastas, aga võib-olla ei ole seda üldse vajagi. Et kui aed on ilusti sisse sõidetud ja ta ei jää kinni kuskile, siis otsest põhjust ma ei näe, miks osta seda. Iseenesest 10 aastat on pikk aeg, ma ütlen vahele siia, et ma ei tea, meil siin demonteeritakse 3G võrke, mis 4G saab 10 aasta pärast, ega me ei tea, aga kas üldse masin peab nii kaua vastu? Teiseks andmesidet on ikkagi vaja selleks, et sina suhtleks ju robotiga ja robot otseselt ju muru lõikamiseks ei vaja ju andmesidet, ta vajab lihtsalt asukoha teadmist, aga seda andmesidet selleks ei ole ju vaja. Jaa. Ja näiteks Momotionil oli niimoodi, et andmesidega ma saan sinna robotisse sisse minna ja juhtida seda reaalajas ja vaadata kaamerast, kuidas ta töötab. Aga need jällegi on, see on suhteliselt mõttetu selles mõttes, et ma ei tea, kui tihti keegi käib vaatamas, kuidas ta mururobot töötab. No alguses võib see muidu tunduda põnev, et ta luusib sul kuskil põõsast ajal ringi. Aga samas nendel robot-taksodel on tegelikult tänapäeval peamine funktsioon on telejuhtimine, et 99% sõidab takso ise ja siis lõpus on mingi Filipiinilt operaator juhib. Siis saaks ju tegelikult ka oma niidukiga teha seda, et nende tulpide või nende lillede ümber, mis on eriti riskantne, et seal sa võtad siis kaugjuhtimisele, muidu niidab masin ise. Kuule, aga sellest just rääkides nüüd võtan kohe kinni, kaablid pole, GPS, seal oli see majakas. No kui täpselt nad siis ikkagi navigeerivad ja kuidas nad siis aru saavad, et minitulp on murututi kõrval? Väga hästi navigeerisid mul tegelikult kõik peale ühe. Ja sellel ühel, ma ei tea, mis viga oli Stiga omal, et ta kippus oma alalt välja sõitma. Aga ülejäänud 6 roboti peale, siis Husqvarna sõitis ühe korra välja ja see oli kõik ja muidu nad ikkagi väga täpselt ja me ei pannud ka neid lihtsalt õunapuude alla ka, aga näiteks ma saatsin nad täitsa sisuliselt metsa ka. Ja kuuseokste alla ja said ilusti hakkama. Ma tahtsin öelda, siin nagu AI mudelid tahavad viimasel ajal välja murda oma nendest testkeskkondadest, siis ka mõned niidukid kipuvad põgenema su piirkonnast või? Aga kas ta lihtsalt eksib või ütleme, või ta täpsus on nii nõrk, et ta nagu hajusalt määrab oma asukoha või mis juhtub, et kas ta korrigeerib oma viga ja tuleb tagasi siis? Kui ta alalt välja sõidab, siis nad kõik minu arust jäävad seisma ja ei tule mitte kuskile ja saadavad errori. Aga ikkagi see ala siis, ma mäletan kaabliaegadest, eks kaabliajas oli lihtne, saab kaevad kaabli maasse, siis robot seal kaardistab, möllab ringides, et kaablist üle ei sõida. Kui sul nüüd seda kaabli asja ei ole, sa ütled GPS on, kuidas see üldse välja siis näeb? Sul on seal ikkagi mingisugune äpp, kus sa siis nüüd tõmbad nagu joone, et mul ei mahu nagu kuidagi pähe või kuhugi mujale see mõte praegu ära, et GPS ei saa ju olla nii täpne, et ta teeb sellel murututile tulbil vahet, et sellel robotil peab ju mingisugune teadmine olemas, et see on kriitiline sentimeeter. Et kas ta ikkagi siis näeb muru või ta, ma ei tea, tunneb mingite sensoritega või et kuidas see lahendatud siis neil on? Ma sain oma testimise käigus nii palju teada, et kraavist näiteks ei saa enamik neist aru. Et kraavi ta ikkagi sõidab sisse ja kaasa arvatud need lidariga robotid, mis ei näe enda küljele, aga sisuliselt käib asi nii, et ta salvestab ühe oma, ütleme, et eesmise vasaku külje, et on nagu nii-öelda see GPS majakas ja siis sa sõidad sellega terve oma krundi servad läbi. Ja kaasa arvatud siis peaks märkima tegelikult ära kõik siis nii-öelda no-go zone'id ehk siis majad, puud, kõik sellised asjad. Aga me proovisime nii ka, et lihtsalt lasime tööd neil teha ja näiteks
ma ütlen, ma põõsad märgistaks kindlasti ära või kui see oleks minu aed, ma märgistaks kõik takistused ära, aga sisuliselt nad näiteks ikkagi selles mõttes puu otsa ükski neist ei roninud ja kui sul on känd on kuskil, ma ei tea, 10-15 sentimeetrit maast väljas, et siis sinna ka keegi üritanud otsa ronida. Takistusi nad ikkagi siis nii-öelda tunnevad füüsiliselt või on mingid sensorid, tolmuimejad meil vaatavad igasugust tõesti lidarite ja millega iganes, et see ei tähenda, et ta nüüd sõidab siis kännule otsa ja kui ta arvastab, et kändu maha ei saa niita, siis ta loobub või ta saab ikka enne aru, et ta sinna otsa ei peaks sõitma. Siin on seinast seina, ongi osa on kaameratega targemad, osa on kaameratega ikka sõidavad otsa kergelt ja siis jäävad seisma. Ma saan aru, et neil see bumper sensor on kõigil peal ja siis Streami ja Ecovaxi jamad olid lidariga ja lidari nagu kasutegur aias jäi minu jaoks siuke kaheldava väärtusega. Et nendega probleem oli see, et Ecovax tükis ühe sellise murututi jätma püsti kuskil ja siis see murututt muudkui kasvas, sest ta lidariga tajus seda, et see on kõrge ja ta ei niitnudki seda lumepalli efekt. Et ma ei tundnud ise, et nüüd tohutult kasu oleks olnud sellest, et niidukil on lidar peal versus see, et tal ei ole ja on lihtsalt kaamera. Kas nendel ka jõudluse mõttes oli ka mingeid selliseid erisusi, ma tean, et mingitel aegadel justkui oli oluline see, et sa vaatad, mis on selle roboti niitmisvõimekus, aga see on ka jaotatud siis ära nagu aja peale, et stiilis, kui sa vaatad, ma ei tea, et roboti võimekus on 1000 ruutmeetrit näiteks ööpäevas, siis see eeldabki, et ta kogu ööpäeva niidab. Aga kui sa juhtumisi ei taha, et ta sul kogu ööpäeva niidab, siis sa pead selle jõudluse kohe jagama ära vastavalt selle arvuga, et võib-olla sa ainult tahad, et 2 tundi sul see robot niidaks ja siis ei jää sellest jõudlusest nagu midagi järgi, et kuidas need aspektid täna on? Ma jään sulle täpse vastuse võlgu. Ma ütlen tunnetuse pealt, et need robotid, kõik mis testis olid, suudavad sellise normaalset 1000 ruutmeetrise aia ära teha. Aga mis aja jooksul ikkagi ööpäeva jooksul sa siis ütleksid, et see ei tähenda, see on väga oluline, kas ta teeb selle 1000 ruutmeetrise aia ära suve jooksul või nädala või kuu või nädala jooksul, eks ole? Ei, pigem ma ütleks päeva, maksimaalselt 2 päeva jooksul, aga siis sisuliselt ta ei pea kohe uuesti niitma minema tegelikult, et ta võib väikse vahega sinna sisse teha. Kuidas oli veoga? Sa ütlesid vist alguses jah, et kas nad on, mõned on võimekamad ja mõned on vähem võimekama veoga? Ja pea kõik on siis esi- või tagaveolised, aga üks võimekuselt on teistest peajagu üle ja see on see Momotioni, see nelikveoline. Tolle me sõitsime tahtlikult ise Eurograavi ka ja ta sõitis ise välja sealt. Ja Momotioni niiduk oli suht raske ka. Ehk siis ma eeldan, et minul ta ei jäänud mitte kordagi kuskile kinni ja ma eeldan, et ta isegi väga sellise mägise grundi peale ei jää. Teistel on nii ja naa. See on väga huvitav, ma panen selle kõrva taha, et teha üks võrdlustest, nimelt ma käisin just hiljuti ühel sõbral külas, kellel on künklik, hästi suur grunt ja tema ostis ühe Ameerika idufirma Lymovi roomikutega robotniiduki, mis läheb kõigest läbi. Ja on päris võimekas, aga kui selline laiatarbe Momotion nelikveoga kõrvale panna, siis oleks päris huvitav mõõduvõtt. Aga enamike Eesti inimeste aiad on vist sellised siledad lapid. Ja, ma küsin korraks vahel, kas ta ostis One'i või One Plussi? Temal on vist esimene versioon, see Lymov on Kickstarterist alguse saanud mudel ja temal on see kõige esimene, mis roomikutega künnab, siis tema aias läheb kõigest läbi, aga sellest on et on vist uuem versioon ka. Ma olen lihtsalt üllatunud, kuna ma hullult üritan testi saada seda One Plussi endale ja meil ei lähe üldse, mul on tunne, et neil on hullud raskused seal firmas. See on idufirma jah. Ma parandan, meie stuudio salvestuse ajal saabus mulle otse sõnum ja Lymov One Plus on siis tõesti tegelikult see, ma tean Eestis ühte mudelit, mu tuttaval see ringi künnab roomikutega masin. Nii et tegelikult paneme kõrva taha äkki mõtte Momotion versus Lymov One Plus või mõni muu võimekam robotniiduk. Ma oskan siia lisada ka, et mul oli eelmine aasta Jarbo aia robot testis, mis on sellest Lymost veel vist märksa suurem ja ta tundus võimekas, aga nüüd kui ma seda Momotionit nägin, siis see on kuidagi veel võimekam, et Jarbo on muidu suurte roomikutega ja kaalub pea 100 kilo niidukiga, aga see Momotion liikus veel paremini sellest. Need on ilmselt 2 eri sihtgruppi, kellel on aialapp, kus sa tahad muru saada siledaks või sa tahad heinamaast teha omale siis muru ja sinna on vaja saata üks minitraktor peale või siuke robot. Jaa, absoluutselt, sest need Lymo ja Jarbo on siuke 2 hektari peale, meil need robotid olid 1000 ruutmeetri peale. Kas on ka see teema, et mis sorti terad seal all keerlevad ja kui ohutud nad on siis
mingisuguse muu kraami jaoks, mis ei ole muru, et noh, võib-olla selle Hispaania teo ta siis niidabki ära, aga kui seal all on mingi lemmikloom, mis oleks sulle paha, kui see ära niidetakse või et kuidas selle poolega lood on? Ma oskan jälle nii vastata, et kõik loomad läksid eest ära neil. Mu kutsikas ega kanad kordagi ei jäänud sinna nii kauaks taltama, et neil otsa oleks sõidetud. Sest ma mäletan, et olid jällegi, ma kogu aeg räägin nagu selliseks mineviku vormis, et ma siin omal ajal ka neid vaatasin ja tegin mingit ülevaadet, et siis olid seal niinimetatud nagu lendterad, mis kuidagi pidi ise võtsid oma kuju siis versus nagu jäik, et ma saan aru, et mõlemal on nagu omad plussid, miinused, aga enamik vist on täna ikkagi need siis niinimetatud nagu lendterad või need kergemad. Ja, kõik olid ja neid ühest tükist terasid on väga vähe üldse, et see Luma One Plus on üks väheseid, millel on ühest tükist terad. Seal võib-olla see on ainult nii, et ma ütleks, et kui see robot sõidab otse, siis ja sa seisad koha peal, et kui sa tahtlikult ei jookse talle sinna alla või ei topi oma jalgu sinna, siis pigem keeruline endale viga teha nendega. Küsiks veel niimoodi, et tavaliselt rusikareegel turumajanduses on see, et mida ägedam asi, seda rohkem maksab ja mida soodsam, seda vähema võimekusega. Ma saan aru, et sinu testi täispikk, ütleme siis ülevaade on kõigile loetav, kus iganes silmub veebis või paberil, aga kas sa võid juba siin nii-öelda paljastada, et kas sinu kogemuste järgi on siis ka nende robotitega samamoodi, et soodsamad on nõrgemad ja kallimad on tugevamad või on seal mingeid üllatusi? See on nii ja naa. Et näiteks Husqvarna on kallim, aga ma ei ütleks, et ta füüsiliselt kõige võimekam on, aga jällegi Husqvarna on tuntud oma kvaliteedi poolest, et nad peavad vastu. Ja see uuem Neera oli meil üldse kõige kallim, see maksis konkurentidest pea 2 korda rohkem. Mis see hinnaklass üldse oli vist me ei maininud? Hakkasid 1200 eurost ja siis oli see, et me kõiki niidukeid ei saanud nii lahjasid, kui me tahtsime, et näiteks see Ecovex oli 3000 ruudu oma ja see maksab 2200 euri. Ja see Neera oli siis 1500 ruudu oma, see maksab 3200 eurot vist, et on päris suure. Kui sa nüüd kuidagi pead ikkagi lühidalt ütlema oma muljet, et valikut ju oli, kas siis pigem kaldud sa vanakooli niidukite poole või tolmuimeja tootjate poole, et mis need tähelepanekud sul nende mudelite lõikes niimoodi olid, kui seda saab üldse küsida? Ma ise kaldun selle sama Motioni poole, kui ausulle, et ma pean ise ka endale ostma midagi ja ma vist vaatan selle võimsama versiooni poole. Lihtsalt ongi sellepärast, et ta tarkvara töötas hästi, see on võib-olla kõige olulisem isegi. Ja see niiduk lihtsalt on võimekam teistest ja ma ei pea muretsema, et ta jääb kinni kuskile. No, Roborock teeb väga häid tolmuimejaid. Kas see ka niidukite skaalas kuidagi tundus nii? Jaa, täitsa odavama klassi niidukaga täitsa korralikult sai hakkama. Aga seal Roborockil selles mõttes midagi nüüd ekstra klassilist ei olnud. Et ta lihtsalt töötas. Ja samamoodi ka Triime on ka üks imuritootja, eks ole, et ma ikkagi üritan sult nagu välja pressida veel mingisuguseid erisusi, mis siis oli selles teises nagu line-upi lõikes ka veel versus siis nii-öelda vanad olijad ja hiinlased, et oli seal nagu midagi, mis sa võid öelda veel mõne mudeli kohta, et näed, et see oli jube tore omadus, aga see ikkagi oli väga halb. Sa mainisid ka jutuses, et üks robot vist eksis kusagile ära ja midagi ei olnud seal nii hästi, kui võiks olla. Jaa, sellest iga A10V-ga, et me ei saanudki seda lõpuks ideaalselt tööle, et ta oli kogu aeg probleeme ja siis me tegime küll, tal tuli uuendus ka vahepeal, aga ikkagi kuidagi need probleemid jäid ja Stiga tundus füüsiliselt teistest nõrgem ka. Et näiteks siis ma võin sulle terve nimekirja ka ette vuristada. Ei, sa ei pea isegi üle nimekirju päris vuristama, aga võib-olla kui sa oskad öelda või mõne kohta sellise märksõna, näed, et see oli selle poolest äge, aga see teine oli jällegi hoopis selle poolest mitte siis nii äge. Jah, siis Neeral oli näiteks see äge sellel kallil Husqvarnal, et see trimmerdab ka pooleldi. Ta trimmerdab nii-öelda, tal on üks lend teradega ketas taga ja siis ta sõidab sinna, kus ütleme seinale lähedale ja siis keerab ennast ümber ja võtab suure osa nii-öelda, et kui hoov on trimmerdamata, siis see näeb normaalsem välja. Ehk sa mõtled siis hästi nagu serva, eks ole? Jah, et ta ei trimmerda täiesti ära, aga teeb paremaks. Aga näiteks Ecovexil on täitsa jõhviga trimmer, mille ta laseb alla ja läheb niimoodi mööda seina äärt. Ja siuke
beta testimise faasis, aga kui nad selle korda saavad, siis too on täiesti nagu suudab seina ääredele trimmerdada. Siis näiteks Dreamil oli lidarandur ja Dreami tegelikult niitis päris kiiresti, aga seal olid muud probleemid seal ja tarkvaralised ja siis mina kalduks selle Ecovaxi poole, kui ma tahaks, sest ta trimmerdab, on odavam ja tarkvara oli ka parem. Ja siis viimane ongi Husqvarna see 312V, mis on siis lihtsalt robotmuruniiduk. Ma arvan, et kui paljud mõtlevad robotniiduki peale, siis nad mõtlevad täpselt sellise peale, et see tumehall Husqvarna ja lihtsalt töötab. Ei ole trimmerit ega väga fancy'sid funktsioone ega lidarit, aga ta lihtsalt toimis väga hästi. Et kui ma hakkaks ise ostma, ma ei ole kindel, kas ma selle kallima ostaks, kui ma tahaks Husqvarnat, et ma võib-olla valiks selle odavama. No täna Eestis kõik nad on ju täiesti saadaval, sa ei võtnud neid kusagilt Amazonist, vaid meil on siin ka kohalikult siis vajaduse, kas ma ei tea, remondimehed, naised, kes siis nendega tegelevad. Ja, no seal muidugi on see Husqvarna ja Stiga on teistest ees, ütleme, need ülejäänud on siis kuskil, elektroonikapoodides, ma saan aru, et neid parandatakse ikka ja siin saab parandada, aga neil päris sellist, et Husqvarna robotiga, et umbes lähed ükskõik millisesse linna ja seal on tõenäoliselt see esindus olemas, et nagu seda päris ei ole. No minust väga hea ülevaade ja ma arvan, et kellel võib-olla selle suve jooksul on muru niitmisest päris kõrini või on senine robot lihtsalt ei saa enam tööga hakkama, siis valikut on kõvasti. Joonas, tuleta meelde, kas ja kus võiks huviline saada sinu tööst täpsema ülevaate, kus seda lugeda saab? See ilmub Digigeeniuse portaalis ja digiajakirjas. Kõik huvilised, hoidke silm peal, vaadake ja valige oma aia jaoks sobiv masin välja, aga ütleme siinkohal Joonasele aitäh tulemast ja jagamast siis lõikamisnõu. Ja, tšau. Ja sellega on meie tänane 3. augusti Geeniuse digisaade lõpule jõudnud. Ütleme aitäh kõigile saates osalejatele, aitäh kuulajatele, saatke meile tagasisidet kirjad @digisaade.ee aadressile ja tulge tagasi järgmine nädal. Nägemist.